Tema matused olid juba alanud, ta polnud veel isegi lõhedesse kukkunud. On 4. juuni 2026. Khumbu jääkosk Everesti mäel 18 000 jala kõrgusel. Iga giid, iga päästemeeskond, iga otsingukopter mäel oli juba koju läinud. Keegi ei tulnud. Ta oli veetud peaaegu 40 aastat sellel mäel, ilma et oleks kordagi roninud teisest laagrist kõrgemale. Mõni päev varem oli tema tööks teistele tee jaoks vee keetmine. Everesti prügikoristustiim teeb hooaja viimast ringi, kui üks neist vaatab üles nõlvale ja peatub. Mees roomab nende poole käte ja põlvede peal, ilma saabaste, köite ja hapnikuta, nagu õudusfilmist. Tema nimi oli Hilary Dava Sherpa. Ta ei eksinud ära, ta jäeti maha. Tervelt 6 päeva ei tulnud keegi otsima tavalist Sherpat. Nii jäeti 2026 aasta viimane mees Everesti otsa surema. Üks Sherpa. Ma ei hakka praegu nimesid mainima, sõbrad, sest ma arvan, et oleme mäel ühe Sherpa kaotanud. Tere tulemast saatesse Extreme Edge. See on minu jaoks tõeliselt irooniline, et Hilary Dava Sherpa, kelle perekond oli juba alustanud tema matuserituaale, sai nimeks Sir Edmund Hillary järgi, kes oli esimene mees, kes kunagi Everesti tippu jõudis. On peaaegu võimatu mõista, kuidas mees jäetakse Everestil surema, ilma et vaadataks 2026 aasta ronimishooaja täielikku kaost. Nepal väljastas sel aastal rekordilised 492 ronimisload ja hooaja ametlikuks alguseks oli Everesti mäel üle 1000 ronija ja teejuhi, mida polnud kunagi varem juhtunud. Valitsus kogus sel hooajal loatasudena üle miljardi ruupia. Nad kuulutasid seda isegi avalikult välja, just või oleksid lotoga võitnud. Isegi Nepalis oli sel aastal lihtsalt kaootiline. Märts ja aprill, mis peaksid olema aasta kõige kuivemad kuud, tõid kaasa mussooni-eelseid vihmasid ning maikuu, mil tavaliselt algavad mussooni-eelsed vihmad, oli tavapärasest kuivem. Paljud ekspeditsioonid pidid oma plaane edasi lükkama. Ja olukorra veelgi hullemaks muutmiseks oli ainus tee, mida mägironijad Everesti tipu jõudmiseks kasutada said, kaetud tohutu ebastabiilse jääkamakaga, mis oli umbes 10-korruselise maja suurune ja rippus otse tee kohal. Vaid mõned päevad pärast hooaja ametlikku avamist. Võimud sulgesid selle marsruudi enam kui 2 nädalaks, püüdes leida lahendust. Selline viivitus surub kõik selle hooaja mägironijad ühte võimatusse ajavahemikku. Nii oli üle 1000 mägironija ja giidi baaslaagris lõksus, kulutades oma raha ja kaotades mõistust, oodates kuni jääolukord stabiliseerub. Kui mägi lõpuks mai keskpaigas taas avati, paiskus kogu see kogunenud surve korraga valla. Kõik tahtsid tippu jõuda, hoolimata ohutusest või reeglitest. Ja justkui poleks olukord juba piisavalt meeleheitlik olnud, otsustas meeskond, kes vastutas turvaredelite eest, samal hetkel teatada, et nad võtavad kõik õied maha ja pakivad asjad kokku 29. mail. Mingeid erandeid ei tehtud, kui sa selleks ajaks tippu ei jõudnud, jäi üle vaid järgmisel aastal uuesti proovida. Ekspeditsioonifirmad sattusid paanikasse. Nad teadsid, et peavad oma kliendid kuidagi enne aja lõppu mäetippu viima, isegi kui see tähendas reeglite veidi painutamist. Valik oli kas suruda kõik ohtlikule rajale merepinnast kõrgemal või kaotada suur hulk raha. Ja selle kõige keskel sattus olema kohalik laagrikokk 50ndates nimega Hilary Dava Sherpa. Tema vanemad panid talle nime kuulsa mägironija Sir Edmund Hillary järgi, kuid erinevalt Sir Hillaryst ei olnud Dava klient mägironija. Ta oli kandnud koormaid nendes mägedes juba noorest teismelise aasta alates. Tal oli peaaegu 40 aastat kogemust klientide juhendamisel väiksematele 21 000 jalastele tippudele, kuid ta polnud kunagi varem kedagi Everestile viinud. Selle ekspeditsiooni jaoks palgati Dava spetsiaalselt vee keetmiseks ja varustuse kandmiseks ainult teise laagrini, mis asub 21 000 jala kõrgusel. Tema ettevõtte kindlustuspoliis lõppeski just sellel kõrgusel. Ja see on esimene osa kaootilisest puslest, millesse Dava satub. Ja siin on teine osa. Organisatsioon, kus Hilary Dava töötas, oli Himalayan Traverse Adventure. See on väike Katmandus asuv ettevõte, millel on suur probleem. Raha. 15 000, täpsemalt $15 000. Just nii palju küsis Nepal 2026 aastal välismaise mägironija ronimisloa eest sellelt ettevõttelt. Himalayan Traversel polnud lihtsalt piisavalt maksvaid kliente, et endale Everesti luba hankida. Seega ostsid nad osa ronimisloast, mis kuulus 8K Expeditionsile, ühele Nepali suurimale korraldajale. Seda korraldust nimetatakse teise firma loa all minekuks ja väikesed korraldajad teevad seda kogu aeg.
see on seaduslik, kuid see tähendas ka seda, et kui seal üleval midagi valesti läks, polnud kumbki ettevõte tegelikult valmis sind päästma. 27. maiks 2026, vaid 2 päeva enne kui meeskond kõied maha võtab, oli Himalayan Traversil 2026 aasta Everesti tipu jaoks alles 2 välismaist klienti, kes polnud veel tippu üritanud vallutada. Esimene oli Marius Šmilovski, kogenud Pula alpinist. Teine oli Chris Thrall, Briti endine kuninglik merejalaväelane oma 50-ndates, kes ronis Everestile isikliku kampaania raames, et koguda raha ja tõsta teadlikkust veteranide enesetappude ja PTSD kohta. Chris oli isegi raha laenanud, et seda ekspeditsiooni rahastada ning tal oli märkimisväärne YouTube'i jälgijaskond, kes jälgis iga tema sammu mäel. Surve oli suur. Aga ettevõttel oli ka tõsine personaliprobleem. Neil oli ainult 1 saadaval olev giid 2 maksva kliendi jaoks. Tema nimi oli Ang Ferba. Ta oli aastaid inimesi selle mäe otsa ja alla elusana viinud. Nüüd oli tal 2 klienti ja numbrid ei olnud tema poolel. 1 giid 2 ronija kohta surmatsoonis lihtsalt ei tööta. Kui 1 klient kokku kukub, kulub kogu jõud, mis kogenud giidil on, et see inimene alla tuua. Ja lisaks sellele peab ta ka teadvusel oleva kliendi alla juhatama. Kujuta nüüd ette, kui mõlemad kliendid kokku kukuvad ja aega on vaid 48 tundi. Nii tegidki nad seda, mida odavad korraldajad surve all sageli teevad. Nad vaatasid ringi, kes neil veel mäel saadaval on, ja vastuseks oli mees, kes keetis vett teises laagris. Nad palusid Daval võtta tipujuhendaja roll üle ja Dava, kes oli just sellist võimalust oodanud, ütles jah. Kodu Kohas Okhaldungas oli tema 18-aastane tütar Mendo Lamo just lõpetanud lõpueksamid ja valmistus ülikooli astuma. Ta oli ainus, kes oma perele raha teenis, mõni $1000 kulunuks talle ära. Nii et 27. mai 2026 kell 22.30 lahkusid Chris, Marius, Ang ja mees, kes polnud kunagi varem oma karjääri jooksul Everesti tippu jõudmisel sellist rolli täitnud, kõik 4. laagrist tipu poole. 4. laager asub Lõuna-Kurus umbes 26 000 jala kõrgusel. See on ametlikult surmatsooni algus. Siin üleval on ainult 1/3 sellest hapnikust, mida leiduks merepinnal. Sinu seedesüsteem lakkab töötamast, veri muutub paksemaks, keha hakkab sõna otseses mõttes surema ja kell hakkab tiksuma kohe, kui sa kohale jõuad. Tavaline strateegia Everesti tipu jõudmiseks on üsna lihtne. Lahkutakse 4. laagrist südaööl ja ronitakse pimedas, kasutades pealampe. Eesmärk on jõuda tippu kella 8 või 9 hommikul. Teed oma fotod ja kasutad päevavalgust, et laskumisel kõige ohtlikumad kohad läbida. Aga see meeskond ei olnud tavapärases seisundis. Chris oli ekspeditsiooni jooksul varem tõsiselt haige olnud. Nii haige, et ta pidi raviks Katmandusse lendama enne, kui mäele tagasi tuli. Mariusile oli tema tipu tõusuks lubatud 7 hapnikuballooni, kuid neid ei toimetatud kohale. Ja Dava oli esimest korda oma karjääris surmatsoonis, kõrgusel, kus ta polnud sellel mäel kunagi töötanud. See polnud meeskond, kes liiguks kiiresti. Kui nad alustasid oma teekonda pimedas mööda seda järsku jäist nõlva üles, liikusid nad piinavalt aeglaselt. Iga samm nõudis mitut hingetõmmet. Nad olid nii aeglased, et hommikuks, kui nad oleksid pidanud olema tipus ja tagasi pöörduma, olid nad ikka veel ronimas. Kuskil kõrgel mäel, ja me ei tea täpselt millal, hakkasid asjad Mariusi jaoks viltu minema. Tema lisahapniku varustus läks rikki ja ilma selle kunstliku õhu pideva vooluta hakkas hapnikupuudus kohe tema keha laastama. Tema käed ja jalad hakkasid tuimaks minema. Külmakahjustus hakkas tekkima. Marius teadis, et kui ta jätkab ülespoole liikumist, ei jõua ta enam kunagi tagasi alla. Nii et kuskil umbes 27 700 jala kõrgusel tegi Marius targalt otsuse oma elu päästa ja katkestas ronimise. Ja Dava, täites oma kohust giidina, pöördus ümber ning saatis Mariucci tagasi alla mööda jääd ja suhtelisse turvalisusse 4. laagri telkidesse. Aga Chris Thrall oli endine kuninglik merejalaväelane. Tal oli tuhandeid inimesi, kes jälgisid tema asukohta internetis. Ta oli selleks raha laenanud. Ta ei kavatsenud ümber pöörata. Nii et tema ja Ang Ferba liikusid kõrgemale surmatsooni. Hommik tuli ja läks. Pärastlõuna venis pikale. Kõrgmägi ronimises on peaaegu raudne reegel, et kui sa pole hiljemalt kella 2 pärastlõunal tippu jõudnud, pöördud sa tagasi. Punkt. Oht jääda kõrgel mäel pimedas lõksu on liiga suur.
aga Chris ja Ang Furba eirasid täielikult kella 2 pärastlõunal kehtivat tähtaega ning jätkasid ronimist, kuni jõudsid umbes kell 5 õhtul Mount Everesti tippu. Maailmatipu jõudmine sel kellaajal oli uskumatult riskantne. Selleks hetkeks olid nad roninud järjest umbes 18 tundi ja tegutsesid täieliku jõuvarude lõppemise piiril. Ja ikkagigi pidid nad ümber pöörduma ning liikuma mööda maa kõige järsemat ja halastamatumat maastikku, olles täiesti kurnatud ja täielikus pimeduses. Kuidagi kõigi ootuste vastaselt jäid nad öö jooksul ellu ja jõudsid turvaliselt 4. laagrisse. Järgmiseks hommikuks, 29. maiks, olid kõik 4 mägironijat pärast tippu jõudmist 4. laagris. Nad olid elus, kurnatud ja peaaegu ajast otsas. Tähtaeg sellelt mäelt lahkumiseks oli nüüd vaid tundide kaugusel. Nende all võidi ainus mäelt lahkumise tee igal hetkel lahti võtta. Nad pidid kiiresti alla liikuma. Probleem oli selles, et 2 klienti polnud üldse sellises seisundis, et seda teha. Mariushil olid käed ja jalad külmakahjustustega ning ta pidi võimalikult kiiresti madalamale jõudma, et saada arstiabi. Ja Chris oli just tulnud alla pärast 18 tunnist tipurünnakut läbi surmatsooni. Ta oli kurnatud. Kui Marius oleks oodanud Chrisi tempot, oleks ta võinud kaotada oma sõrmed või varbad. Nii tegi grupp ainsa mõistliku otsuse. Marius lahkuks laagrist vara hommikul koos Ang Furbaga. Chris, klient, kes vaevu suutis ühte jalga teise ette panna, pandi kokku kindlustuseta laagri kokaga, kes polnud kunagi kedagi mäe ülaosast alla juhatanud. Kui Ang Furba ja Marius lahkusid 4. laagrist, üritasid Chris ja Hilary Dava alles oma varustust kokku pakkida ja jõudu koguda, et püsti tõusta. Kui nad lõpuks laskumist alustasid, olid nad täiesti üksi. Ja ma mõtlen täielikult üksi. Sõna otseses mõttes kõik teised ronijad, iga giid, iga ekspeditsiooni meeskond oli juba Everestilt lahkunud. Polnud ühtegi mööduvat meeskonda, kelle poole hüüda, ega teise ekspeditsiooni giidi, kes võiks aidata, kui midagi valesti läheb. Ainult 2 meest laskumas aeglaselt alla maa kõrgeimast ja kõige halastamatumast nõlvast. Tee alla 4. laagrist kulgeb üle peaaegu vertikaalse liustiku jääseina, mida nimetatakse Lotse seinaks. See langeb tuhandete jalgade võrra allapoole madalamate laagrite suunas ja isegi heal päeval nõuab see kogu sinu jõuvaru. See polnud hea päev. Nähtavus oli piisavalt hea, et näha enda ees olevat kõit, kuid mitte palju enamat. Külm oli selline, mis tungib varustuse sisse. Iga samm siin nõudis täielikku keskendumist ja keskendumine oli just see, millest mõlemal mehel oli väga puudus. Mõnda aega liikusid nad koos, aeglaselt, aga koos. Siis marsruudi lõigus nimega Kollane vöönd umbes 25 000 jala kõrgusel istus Hilary Dava oma seljakotile puhkama. Chris ütleb, et ta peatus ja vaatas tagasi. Hilary, kas sinuga on kõik korras, vend? Ta küsis. Ta ütles, et Dava vaatas üles ja ütles talle. Jah, kõik korras, Chris. Palun mine. Nii et Chris pöördus ringi ja jätkas allapoole. See oli viimane kord, kui keegi nägi Hilary Dava Sherpat 6 päeva jooksul. Kui Chris laskus umbes 1000 jalga allpool, leidis ta teel alla oma kaasleendi Mariushi, kes oli kohutavas seisundis. Tema häpnik oli täiesti otsas. Külmakahjustused, mis tema kätel allapoole liikusid, olid nüüd veelgi märgatavamad. Tema Sherpa-giid Ang Furba polnud kusagil näha. Selle tempoga, selles seisus ei jõua ta üksi alla, kuid kui Chris vaatas üles, polnud Hilary ikka veel oma kohalt liikunud. Tal polnud aimugi, kas ta on tegelikult korras. Pane end korraks Chrisi olukorda. Sa oled 24 000 jala kõrgusel poole paagitäie haplikuga. Mees, kelle sa just endast ülespoole lumme istuma jätsid, ütles sulle, et mine edasi ja et ta tuleb kohe sinu järel. See on midagi, mida giidid sellel mäel kogu aeg ütlevad. Ja nüüd, otse sinu ees, on sinu kaasklient täiesti üksi. Tema määratud Sherpa on läinud jumal teab kuhu. Keha hakkab juba üles ütlema. Ja kas ma mainisin, et sul on otsuse tegemiseks ainult pool ballooni hapnikku? Ma mõtlen, asi polnud keeruline. Chris otsustas aidata Mariusit ja koos jagasid nad tema alles jäänud hapniku omavahel ning laskusid koos 3. laagris asuvasse mahajäetud telki. See lõik, mis oleks pidanud võtma 2 tundi, võttis kohutavates nullnähtavusega oludes 11 tundi. Lõik 3. laagrist teise laagrisse võttis 19 tundi.
Nad suutsid end turvaliselt alla vedada alles 30. maiks 2026 ja kogu selle laskumise vältel ei ilmunud Davao pealamp kordagi nende taha. Mitte kordagi. kas Chris tegi õige otsuse? Ausalt öeldes ei peaks keegi seda küsimust üldse esitama, sest keegi ei tea. Mida me aga kindlalt teame on see, et 30. mail andis Chris teise laagri juurest baaslaagrisse raadiosõnumi ja teatas, et Davao on kadunud. Ta ütles neile, et nägi teda viimati eelmisel päeval kollasel vööndil ja et ta ei olnud alla tulnud. Ja mis oleks pidanud järgmisena juhtuma, on kohene mobiliseerimine. Päästekopterid oleksid pidanud lendama teise või kolmandasse laagrisse. Tohutud rahalised preemiad kõigile sherpadest, kes veel mäel olid, et nad läheksid mööda köisi üles ja tooksid ta alla. Kas või mingi pingutus, soov aidata, midagi sellist. Selle asemel ei teinud Himalayan Traverse Adventures mitte midagi. Nad ei korraldanud ühtegi otsingugruppi. Nad ei saatnud isegi ühtegi inimest mäkke. Hilary Davao jäeti lihtsalt surema. Ja kuna ettevõte oli ta maha kandnud, siis mäemasinavärk töötas edasi. Nende all jätkas spetsiaalne sherpadest meeskond turvatrede ja köite jääst välja rebimist, sest nende arvates olid kõik elusolijad mäelt juba lahkunud. Tagasi Kathmandu laagris kohtus Chris Thrall isegi Davao naisega ja andis talle teada, et Davao oli mäel hukkunud. Tema perekond alustas tema hinge jaoks mitmepäevaseid budistlikke matuseriitusi. Chris ja Marius postitasid interneti emotsionaalseid austusavaldusi, leinates meest, keda nad uskusid oma elu eest ohverdanud olevat. Kõik arvasid, et ta on surnud. Aga kõrgel mäel, kus tal oli vaid mõned šokolaaditahvlid ja natuke jääd närimiseks, oli Hilary Davao Sherpa endiselt täiesti elus. Sest just see juhtus, kui Chris kadus päevad varem mööda köisi alla. Hilary istus tundide kaupa. Ta oli hapniku puuduses, kurnatud ja täiesti läbi. Igasuguse meditsiinilise loogika järgi oleks ta pidanud silmad sulgema ja neid enam kunagi mitte avama. Aga kuidagi, kui päike tõusis 30. mail täpselt sel päeval, kui tema ekspeditsioonifirma oli baaslaagris, ta juba hukkunuks maha kandnud, tõusis Hilary Davao püsti. Ja see, mida ta järgmisena tegi, on üks suurimaid ja seletamatumaid vastupidavuse saavutusi Everesti kaasaegses ajaloos. Kuidagi suutis see 52-aastane Sherpa püsti tõusta ja astus ühe sammu ette, siis teise, laskudes alla mäge. Tal polnud tahtejõudu motivatsiooni mõttes. See oli 40 aastat Himalaia mägede tundmist ja täpne arusaam sellest, kus ta parajasti oli. Lootsesein ulatub tuhandete jalgade kaugusele kollasest vööndist allapoole. Täisjõus ja hapnikuga liiguvad meeskonnad sellest läbi paari tunniga. Hilary Davao liikus sellest üksi läbi, ilma ainsagi baluuni hapliku hingetõmbeta, haarates iga kinnitatud köie ja järgides seda allapoole üks lõik korraga. Esimesed 2 päeva ta ei söönud. Väsinud keha ilma haplikuta aeglustab seedesüsteemi märkimisväärselt, nii et isegi kui tal oleks toit ees olnud, poleks tema keha suutnud seda omastada. Mida ta sai teha, oli juua, sest kõrgusel tekib dehüdratsioon kiiremini kui nälg. Iga hingetõmme, mille sa välja hingad, viib kehast niiskust välja ja siin üleval hingad sa raskemini kui peaaegu ükskõik kus mujal maal. Dave murdis mäelt jääkamakaid ja pani need suhu. See tegi tema hammastele kõvasti haiget. Ta näris valu trotsides, sest alternatiiv oleks olnud janu kätte surra, enne kui külm oleks ta tapnud. Mingil hetkel pistis ta käe taskusse ja tundis seal midagi, mis osutus mõneks šokolaaditükiks. Ta hoidis jääd suus, lasi sellele aeglaselt sulada ja sõi. See oli tema kütus, kuni ta jõudis 3. laagri maha jäetud telkideni ja käis need ükshaaval läbi. Kuna enamik ekspeditsioone jätab toitu maha, sõi ta seda, mida leidis ja liikus edasi. Ausalt öeldes hakkasin ma sel hetkel endalt küsima, kas see mees on kuidagi teistmoodi ehitatud kui meie ülejäänud. Sest kõrdmäestiku meditsiin rõhutab, et ilma lisahapnikuta hakkab inimese aju juba mõne tunni jooksul üles ütlema. Ratsionaalne mõtlemine kaob esimesena, sest keha suunab kõik alles jäänud ressursid selleks, et hoida keha tuuma soojas ja süda löömas, ning lased kõigel muul hääbuda. Davao oli teistsugune. Ta teadis kogu aeg täpselt, kus ta oli. Ta polnud eksinud ja ta oli elus, kuid tal oli veel pikk tee ees alla minna. Pärast 3. laagrit loistas Davao end üle miilide pikkuse tühja liustiku, möödudes täielikult hüljatud teise laagri telkidest. 21 000 jala kõrgusel, kuhu ta algselt pidi jõudma, ja edasi alla esimesest laagrist mööda, mis oli 20 000 jala kõrgusel. Kuni ta jõudis mäe viimase ja kõige hirmutavama takistuseni.
Et turvalisusesse jõuda, pidi Dava ületama Kumbu jäämurru. see jäämurd oli viimane asi, mis seisis Hillary ja Everesti baaslaagri vahel 17 600 jala kõrgusel. Kui ta selle ületab, on ta tagasi tsivilisatsioonis, kus on arstid, helikopterid ja lend koju oma naise ja tütre juurde. Sellelt mäelt ei ole muud pääseteed. Aga isegi tavalisel ekspeditsioonil on jäämurd üks ohtlikumaid kohti, mida Everestil ületada. See aeglaselt liikuv jääjõgi praguneb ja variseb kokku ilma hoiatuseta ning praod, mida eile veel polnud, avanevad üleöö. Ainus põhjus, miks alpinistid seda igal hooajal ohutult ületavad, on see, et spetsiaalne Sherpadest koosnev meeskond veedab nädalaid, paigaldades püsiköisi ja alumiiniumredelid, et kõige hullematest kohtadest üle saada enne hooaja algust. Ja pea meeles, need köied ja redelid eemaldati sõna otseses mõttes mäelt. Siil oli Dava üksi Everesti kõige ohtlikuma lõigu tipus, ilma igasuguse infrastruktuurita, ilma köite ja redeliteta ning tal polnud muud valikut kui läbi minna. Ta pidi lootma ainult oma kätele, rasketele saabastele ja hääbuvale lihasmälule, mis oli kujunenud terve elu nendes mägedes veetnud mehel. Aga ilma alumiiniumredeliteta, mis ühendaksid neid tohutuid põhjatud lõhesid, ei ole Kumbu liustikulanguse läbimine enam oskuste küsimus. See on Vene rulett. See polnud küsimus, kas mägi ta kätte saab. See oli vaid aja küsimus. Seega pole üllatav, et 2026. aasta 1. juuni hommikul, kui Dava üritas esimese laagri all liikuva jää vahelt läbi pugeda, kadus tal jalgealune. Ta libastus ja kukkus otse sügavasse vertikaalsesse lõhesse. Kuna need jääpragud on kitsa veekujulised, surus kukkumise jõud ta tihedalt põhjas olevasse kitsasse pudelikaela. Kokkupõrkel murdis ta oma reieluu. Veel hullem, tema rasked roonimissaapad jäid jääkitsendusse täiesti kinni. Ainus viis, kuidas ta füüsiliselt sai oma murtud keha lõksust välja kangutada, oli jalad saabastest välja tõmmata, jättes oma saapad jäässe igaveseks maha. 2 päeva. 2 tervet päeva oli Dava lõheniku põhjas lõksus, jalaluu murdunud ilma saabasteta ja igast küljest ümbritsetud jääga. Tead, kõrgmägede ronimisel on selline nähtus, kus aju pakub sulle väljapääsu, kui sa oled hapniku puuduses ja suremas külma kätte. See ümbritseb sind petliku soojustundega ja ütleb, et jää lihtsalt magama. Dava keeldus magamast. Kui ta istus 48 tundi jääs kinni, sõrmed ja varbad pöördumatust külmakahjustusest mustaks muutumas, pidi ta mõtlema ainult oma perele. Nemad olid tema ankur. Ühel hetkel nende 2 päeva jooksul tabas teda häbi. Puhas, piinav lootus murdis läbi jää, kui Dava kuulis raskete rootorilabade tümpsuvat heli liustikulõhes kajamas. Otsingukopter lendas otse üle jäämurru. See kuulus 8K ekspeditsioonidele. Mäletad seda katusfirmat, mis lihtsalt täitis loapaberid ära? Kui Dava meeleheitel perekond mõistis, et tema tegelikud tööandjad olid ta maha kandnud, hakkasid nad Katmandus uksi koputama, paludes kedagi, ükskõik keda, otsingut alustama. 8K juhtoperaator mees nimega Pemba Sherpa astus appi ning läks 4 päeva pärast juhtumit teda otsima. Ta ei olnud seaduse järgi kohustatud seda tegema, kuid ta tegi seda ikkagi. Dava kuulis kopterit. Ta vaatas üles enda kohal oleva kitsa taevariba poole, tõstis mõlemad oma külmakahjustustega käed 2 korda üles ja lehvitas meeleheitlikult. Ta karjus oma elu eest. Aga õust vaadates on lõhe lihtsalt mustvari. Pilot ei märganud teda, nii et kopteri heli vaibus ja jättis Dava taas täielikku lämmatavasse vaikusesse. Enamik inimesi oleks lasknud mäel end kohe sinna võtta, aga Dava polnud nagu enamik inimesi. Mõtle vaid sellele tohutule, kurnavale tööle, mis oli vajalik juba ainuüksi sellesse punkti jõudmiseks. Tööle, mille tegemiseks polnud ta isegi kindlustatud. Ta oli juba laskunud Yellow Bandilt läbi 3. laagri tühja vaikuse ja mööda 2. laagri tühjadest telkidest, tehes seda kõike üksi ilma ühegi lisahapnikuta. Tema keha hakkas juba alla andma. Tema mõistus triivis selle viimase, külma une poole. Aga iga kord, kui ta tahtis alla anda, mõtles ta oma tütrele. Ta mõtles Tamule, oma naisele. Ta pidi ellu jääma. Ta vajas seda palka nende jaoks ja ta oli peaaegu väljaspool ohtu. Ta oli sisuliselt teinud võimatut. Ta oli finišijoonele vaid sentimeetrite kaugusel. Ta oli peaaegu kodus. Ja siis, pärast 2 päeva selles augus, juhtus võimatu. Peameeles, Kumbu jäämurd ei ole tegelikult lihtsalt staatiline külmunud org.
See on tohutu, uskumatult kiiresti liikuv jääjõgi, mis voolab mäest alla kiirusega kuni 3 või 4 jalga iga päev. Kuna liustik liigub üle järsu, sakilise languse, venib jää ja murdub jõuliselt. Kui Dui Dava istus oma lõhe põhjas ja ootas lõppu, andis üks tohututest jäätorni otse tema kohal lõpuks järele ja murdus oma enda raskuse all. See põhjustas jõulise kohaliku laviini ning 1000 tonnid lund kukkusid nõlvalt alla ja voolasid otse lahtisesse lõhesse, kuhu Dava oli lõksu jäänud. Igas teises olukorras on jäämurru laviin just see, kuidas alpinistid elusalt lume alla mattuvad. Hilary Dava jaoks oli see pääsemine, sest see laviin täitis lõhe osaliselt. Ja kui lumi oli paigal, muutis see täielikult tema vangla geograafiat. Selle põhjatu augu asemel oli tal nüüd piisavalt lund, mida kasutada kaldteena pinnale pääsemiseks. Nii et kasutades oma ülakehas viimast jõuvaru ja eirates oma murtud jala pimestavat valu, Hilary Dava vedas end üles selle laviinirusu ja pärast 2 päeva pimeduses tõmbas ta end hauast välja. Kui ta lõpuks oma kehapinnale tagasi vedas, oli selle teo füüsiline hind ausalt öeldes peaaegu tema lõpp. Tema saapad olid kadunud, sõrmed ja varbad olid mustad, jalg oli puruks, ta ei suutnud isegi püsti seista ja ühtegi köit polnud enam, mis teda aidata saaks. Nii ta jäigi maapinnale, kaevas oma külmakahjustustega käed lumme ja hakkas end edasi lohistama. Tol haavan piineldes Roomast läbi Khumbu jäämurru labürindi, üle sakilise liustikuprahi ja jäise lume, lohistades järele kasutut murdunud jalga ja keha, mis oleks pidanud juba päevade eest alla andma. Ta roomas terve öö läbi. Ta roomas kuni 4. juuni hommikuni ja jõudis lõpuks Crampon Pointi, mis asub umbes 17 500 jala kõrgusel vahetult baaslaagrist kõrgemal. Ja just seal töötas Sagarmata reostuse kontrollikomitee, prügikoristusmeeskond, kelle ülesandeks oli kokku korjata miljardite ruupiate väärtuses 2026 aasta Everesti ekspeditsiooni jäetud prügi. Nad peatasid oma töö, vaatasid üles jäisele nõlvale ja nägid meest, keda kõik olid juba 6 päeva surnuks pidanud, nende poole roomamas. Kiire kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui sa seda tahad. Patreon, link allpool. Nii, kus me pooleli jäimegi? Prügimeeskond viskas kotid maha, jooksis üle jää ja jõudis temani. Ta oli külmakahjustustega, ilma saabasteta. Vaevu rääkis, kuid oli teadvusel. Nad mässisid ta kõigesse soojasse, mis neil oli, andsid talle kuuma vett ja võtsid kohe raadioside kaudu ühendust baaslaagriga. Mõne tunni jooksul viidi Dava helikopteriga mäelt minema ja lennutati otse Katmandu haiglasse, kus ta saab siiani arstiabi. Vaata, oleks lihtne pidada seda lugu imeks ning ausalt öeldes oligi see mõnes mõttes just seda. Mees kukkus lõhesse, murdis oma reieluu, pidas pimeduses 2 päeva vastu küpsiste ja jää abil, sai vabaks laviini tõttu, mida ta ei soovinud, ning roomas katkise jalaga ja ilma saabasteta välja Khumbu jäämurrust. Aga kas see pidi nii olema? Hetkest, mil Dava viimati Yellow Bandis nähti, oli tema ekspeditsioonifirmal üks ülesanne – saata inimesed üles abi järele. Küüsi endalt seda. Kui kadunuks oleks jäänud 35-aastane maksev briti naine või 40-aastane Ameerika mees, näiteks maksev klient või meeskond, kellel on 1000 inimesi nende GPS-jälgijat veebis jälgimas, kui kaua oleks läinud aega, enne kui helikopterid oleksid õhku tõusnud? Kui kaua oleks läinud aega, enne kui telefonid oleksid helisema hakanud? Kui kaua oleks läinud aega, enne kui valitsusasutused oleksid telefonis ja nõuaksid uuendusi? Hilary Dava Sherpa puhul kulus 6 päeva, enne kui alustati ainsatki otsingut. 6 päeva ja isegi siis oli see 8K Expeditions, kes vastas meeleheitel perele, mitte ettevõte, kus ta töötas. Tema vennapoeg, Karma Kelje Sherpa, ütles selle otse välja. Kui ta oleks olnud välismaine alpinist, oleks pääste kindlasti palju kiiremini korraldatud. Aga juhtus nii, et ta oli vana nepaallane. Kas ta eksib? Dava on praegu Katmandu haiglavoodis, taastumas külmakahjustustest, mille tõttu ta tõenäoliselt kaotab sõrmed ja varbad. Tema tütar sai talle isiklikult öelda, et ta alustab siiski ülikooli teed. Ettevõte, mis ta maha kandis, broneerib endiselt kliente järgmiseks hooajaks. Himalayan Traverse otsustas tol hommikul, et Dava on juba surnud. See otsus on ainus põhjus, miks keegi tema juurde tagasi ei läinud.
ekspeditsioonifirmad K2L teevad selle sama otsuse igal hooajal. Välja arvatud see, et seal üleval ei ole maha jäetud mägironijad kadunud. Nad on elus ja kõigile nähtavad, kuid siiski ei peeta neid riski väärt. Just nii muutis üks langev jääkamakas selle täpse kalkulatsiooni K2 ajaloo kõige surmavamaks päevaks. Et mõista, miks keegi ka nende järele tagasi ei läinud, pead nägema, mis edasi juhtus.